Tuleb välja, et täna on see saade hoopis teistsugune, sellepärast et kohv on juba siin. Ma tegin kohvi juba valmis ja siis tõin selle siia. See, et ma eelmine kord kohvi tegin, see tundus, et meeldis paljudele inimestele, mis oli üllatav. Ja siis sealt tulid mõned küsimused. Ja üks ettepanek, et ma võikski siukseid kohvi asja rohkem teha. Ma ei tea, kas see on salakaval viis, kuidas saada mind päevakajaliste teemade pealt eemale, et ma nendest ei räägiks. Või võib-olla kellegi tõesti tärkas huvi. Et iseenesest mul on Aeropress, sellega teen vahepeal kohvi, et kui see on kellelegi päriselt huvi pakub, siis ma võin seda mingis videos näidata küll, jah, et see ei ole nagu üle mõistuse raske. Täna joon ma kohvi, mis vastab ühele küsimusele, mis oli see, et ma jätsin eelmine kord kohvi tellimata ja siis oli see küsimus, et kuule, et aga mis kohvi sa tavaliselt tellid? Sest minu tavaline go-to on siuke bränd nagu Capri Set, mida ma tellin kohvisemust. Tasuta reklaam praegu, kohvisemu. Wink, wink, nudge, nudge. See siis on Capri Set Belgique, mis peaks olema tume šokolaadi, karamelli ja toffee maitsenootidega. See on täitsa hea kohv on. Minu siuke see standard teatud mõttes on Capri Set Professional, mis on mul sahvris, mis ootab enda korda. Tunnistan ka üles, ma sain suure lollusega hakkama, nimelt ma käisin uuesti Tartus ja ma ostsin sealt ka ühe kohvi. Ma jõudsin selle ära juua enne, kui ma sain seda teile näidata. Ja see oli Karlova kohvi Honduras espresso uba. See oli väga hea ja see sai otsa, enne kui ma oleks saanud seda näidata. Ma ei saa isegi pakendit näidata, sest ma viskasin selle juba ära. Siuke ma olengi. Ühesõnaga, nüüd on nagu vastatud isegi 2 küsimusele. Vau, ma olen sellel alal juba professionaal. Vabandan ka selle ees, et mul roosa särk on, võib-olla mõni mõtleb, et see ei ole mehelik. Liisa, kas see teie särk on lõhekarva? Võib-olla, okei. See särk võib olla lõhekarva. See on veider, sest et lõhel ei ole karva. Aga nagu ütleb vanasõna, mida vanem eit, seda roosam kleit. Nii et see siis põhjendab seda särgi valikut. Nüüd, mul on suhteliselt hea tuju praegu, sellepärast et ma just lõpetasin tegelikult võhkarite salvestamise ja meil tuli minu arvust väga lahe saade. Aga eile õhtul läksin ma täiesti endast välja ja kui ma selle peale tagasi mõtlen, siis ma lähen uuesti endast välja. Ja mul on üks hästi suur probleem ja see on probleem, mis on mul tegelikult olnud üsna pikka aega ja kuidagi eile õhtul ajas see mind uuesti täiesti endast välja. Rootsi vangid, kes siis nüüd Eestisse tuuakse ja kes hakkavad siin Eesti ja Rootsi vahelise rendilepingu raames siis resideeruma Eestis Tartu vanglas, on selline teema, millega on käima löödud tõesti uskumatult. Ma isegi ütleks, et efektiivne, sest et isegi mina läksin endast välja. Siin on efektiivne nagu kampaania või nagu siuke, ma ei taha öelda infooperatsioon, sest et see on nii rõve. Aga ma lihtsalt üllatun hästi tihti selle peale, kui lihtsate valede või kui lihtsate pooltõdedega on võimalik mingit seltskonda ajada täiesti marutõbiseks ja ma ei saa aru, kuidas see võimalik on. Ma mäletan aastaid tagasi, kui president Kersti Kaljulaid rääkis tõejärgsest ühiskonnast, et tema ei tunne, et meil on tõejärgne ühiskond, siis ma olen korduvalt öelnud, et see on see üks asi, milles ma president Kersti Kaljulaidiga olin tol ajal nagu erimeelt ja ma olen jätkuvalt erimeelt, kuigi ma arvan, et president Kaljulaid enam sellistesse ütleks, seepärast, et tegelikult on olukord ikkagi päris hull. Meil on tõejärgne ühiskond ja ma isegi läheks sammu kaugemale ja ma ütleks, et meil ei ole enam lihtsalt tõejärgne ühiskond. See on nagu osa sellest, aga me oleme nagu selles faasis, kus kohas me oleme sellises antiintellektuaalses perioodis täiesti. Mis tähendab seda, et oluline ei ole kontekst, oluline ei ole, kas jutt on tõsi või mitte, oluline on see emotsioon, mis tekib. Ja selle emotsiooni pealt osad inimesed teevad põhja panevaid seisukohavõttusid
ja mul on lihtsalt hästi rõve seda pealt vaadata, et inimesed tihtipeale ei taha uurida tausta või nad ei taha uurida, et mis tegelikult räägiti. Ja kõige nõmedam on see, et ka mina olen sellesse ämbrisse astunud ja kus kohas ma olen võtnud mingi infokillu lihtsalt vastu ja ma ei ole seda kontrollinud. Ma olin täna sunnitud seda tegema. Ja see on nüüd see ebamugav koht, kus kohas ma tegelikult pean nagu iseendale praegu tuhka pähe raputama ja ütlema seda, et mina olen üks nendest inimestest, kes Rootsi vangide kohta rääkis seda juttu, et neil ei hakka siin külastajaid käima, sellepärast et külastamised on video vahendusel. Ja ma olen seda väga julgelt väitnud mitmel korral tegelikult, nii Võhkarites kui ka oma ühes livestreamis. Ja tuleb välja, et tegelikult ma ikkagi eksisin. Ja siinkohal nüüd ongi see probleem, et ka mina olen teinud seda, et ma olen lugenud kuskilt ühte väidet ja võtnud selle ilmselt kohe enda sisse ja valmis, et järelikult nii on. Aga tegelikult reaalsuses on see, ja see on nüüd oluline info kogu selle asja juures. See, et neil mingid külastajad käima hakkavad, see ei ole uus info, sest et kui ma vaatan ametlikku dokumentatsiooni internetist, kus sellest on räägitud, siis see on aastast 2025. Nii et see oli juba aasta aega tagasi, kui sellest räägiti. Nüüd küsimus, et kas külastajad hakkab käima, siis see on jah küsimärgiga, sest et see külastatavuse asi on tegelikult niimoodi, et igale vangile on üks nagu määratud vist oli, et 6 aja jooksul üks külastaja, mingi 1-2 tundi vist, ja poole aasta jooksul üks pikaajalisem külastus, mis võib siis, siin me ei räägi enam tundidest, vaid isegi võime rääkida nagu päevadest on ju. Poole aasta jooksul korra. Ehk siis tegelikult neile saab külla tulla küll, aga täpselt samamoodi nagu kõikide muude asjadega, see ei tähenda seda, et neid hakkab külastama suured hordid, nagu siin mõned inimesed väidavad, eriti Tartus, eks ole. Vaid kui, ma lähen umbes niipidi, kui peaks juhtuma seda, et Tartu nii-öelda need rendivangid, et kui nagu rendikõna, aga vang, et kui peaks juhtuma niisugune asi, et hakkab hordides käima külastajaid Tartu nendel Rootsi vangidel, siis see oleks midagi erakordselt ja täiesti statistilisest normist väljas. Sest et tegelikult Eestisse saadetakse need vangid, kellel on kindlaks tehtud, et neil kas ei ole pereliikmeid või need pereliikmed ei ela Rootsis. Mis tähendab seda, et Rootsist siia vaarima küll mitte keegi ei hakka, et neid külastada, kui need just ei ole mingisugused erandjuhud, kus kohas on neil, nagu ütles Liisa-Ly Pakosta, nuttev ema. Et sisuliselt tegelikult see eeldus, et hakkab kõvasti nagu vangidel käima külalisi, see on vale niikuinii. Vahet ei ole, kas see on video vahendusel või mitte. Video vahendusel nad võivad leppida ka külastamisi kokku, mis on ka oluline asi, et nad ei saa lihtsalt suvalisel ajal, sest ma olen näinud seda juttu ka, et nad saavad oma tahvelarvuti, siis nad hakkavad lihtsalt mingi räigelt lihtsalt tahvlis chattima oma mingite sugulastega. See ei ole ka nii, sellepärast et videokohtumised on vaja eraldi kokku leppida, selle jaoks on eraldi ruum, kus nad saavad seda teha. Nii et päris nii lihtne see asi ka ei ole. Ehk siis neil saab käia külas, aga iga kord, kui sa tahad tulla Rootsi vangile külla, siis sa pead selleks taotlema luba. Sulle tehakse taustakontroll, mida teeb ka Rootsi pool. Need põhimõtteliselt, nagu kõikide muude asjadega, mida on välja toodud kui probleemkohti, siis ka see on täiesti ülepingutatud probleem. Kuigi tunnistan, et ma eksisin, kui ma ütlesin seda, et nendel vangidel ei käi mitte keegi külas. Tõenäoliselt ikka mõni inimene tuleb. Aga miks ma sellest räägin, on tegelikult ju see, et siis minu jaoks eile õhtul Eesti, ma ütlen ausalt, üks kõige efektiivsemaid populiste, selliseid vastikuid populiste. Sandra Laur postitas Tartu Postimehe artikli, mis ütles seda, et rahvusvaheline õigus võimaldab siis nende Rootsi vangidel asüüli taotleda. Ja kui on üks asi, mida Sandra Laur teeb, siis Sandra Laur on otsustanud olla siis Rootsi vangidega veits rassist light inimene meil Tartu munitsipaalpoliitikas. Ja ilmselt on eesmärk ka riiklik poliitika, eks ole. Tahab ju kaitseministriks saada, ise on seda öelnud.
siis see oli see, mis mind tõsiselt ärritas, sellepärast et kui ma ei eksi, siis igal võõramaalasel on Eesti Vabariigis õigus taotleda asüüli aastast 1997. Ja see on ikka üks uskumatult kaval lüke ja ma selle koha peal nagu kiidan seda ja see ei ole see kiitus, et tubli, vaid see on see kiitus, et vau, kui räigelt on võimalik manipuleerida avalikkusega. Et ma kiidan, et vot see on küll asi nagu mis nurgalt mina ei näinud ette, et Rootsi vange veel kuidagi rünnata saaks, oleks see, et üks riik, mis on Genfi kuidas nüüd seda nimetada, Genfi konventsioon, et kes on Genfi konventsiooniga liitunud, et kasutada Genfi selle konventsiooni seda kasutada need Rootsi vangide vastu. Vau, tase. Sellepärast, et mulle tundub, et paljud inimesed reaalselt arvavad seda, et kui sa saad taotleda asüüli, siis see tähendab, et sa saad Eestisse järsku elama jääda. Mina võin teha taotluse kohalikule omavalitsusele, kus ma taotlen endale 3-korruselist elumaja. Ma võin esitada taotluse, et saada asüüli Lätis või Leedus või Rootsis või Norras, mis iganes riigis, mis on siis Genfi konventsiooniga liitunud, eks ole. Taotluse tegemine ja taotluse vastuvõtmine on 2 täiesti erinevat asja. Üks poliitik jõudis kiiresti reageerida Sandra Lauri, palun vabandust, sitale, mis üsna kiiresti öeldi kohe seda, et jah, sellised taotlused lähevad prügikasti. Põhimõte on selles, millest te peate aru saama, on see, et need inimeste lähteriik, kus nad tulevad, on Rootsi. Tõenäosus, et Rootsi on nüüd see riik, kust inimene tuleb Eestisse ja taotleb siin asüüli, siis see eeldaks nagu seda, et Rootsis kiusatakse neid inimesi taga. See on täiesti absurdne. Ja kui kui Sandra Laur väidab seda, et miks ei tahaks siis see vang Eestis elada, siis põhjus on selles, et tõenäoliselt oli Rootsis ikkagi parem kui Eestis. Jällegi tuletan meelde seda, et Rootsis käis arutelu, kas me üldse saadame oma vange Ida-Euroopasse. Et kui me räägime mingisugusest mainekahjust, mida Sandra Laur ka nagu räägib, et meist saab mingisugune prügikast, siis ma tuletan meelde, et väga tõsiselt ikkagi kaaluti, kas me üldse saadame oma vangid Eestisse, sest et see on Ida-Euroopa. Hallo. Aga ja ma lugesin neid kommentaare seal all ja ma nagu tabasin ennast sellelt mõttelt, et see on see sama mõte, mis ma enne ütlesin, et see on uskumatu, kui lihtne on mingi kontingenti täiesti endast välja ajada. Niimoodi, et nad isegi ei kontrolli, et okei, kuidas see paguluse või nagu see asüüli taotlemine käib või mis on need kriteeriumid. Et ma tuletan meelde, et tegu on inimestega, kes on pandud vangi ja nad tulevad lihtsalt Eesti riigi pinnale oma karistust kandma. Nad on kriminaalid. Sisuliselt nende asüüli taotlus läheb prügikasti. Millest siin veel rääkida? Aga mida Sandra Laur oskab väga hästi teha, on see, mida ta on teinud ka enne, on see, et ta sissejuhatavas lõigus räägib Rootsi vangidest ja siis hakkab rääkima migrantidest, kes on kas loonud oma slummid ja nii edasi ja nii edasi, jättes seal väga suure loogika hüppe sisse. Et selles mõttes, kui meile tulevad mingisugused, viidatakse, et tulevad terroristid, kuigi lepingus on kirjas, et terrorismi kuritegudes süüdi olevaid inimesi meile ei saadeta. Meile tulevad peamiselt inimesed, kes on teinud isiksuse vastaseid kuritegusid või narkokuritegusid. Siis nüüd otse loomulikult me saame selle koha peal argumenteerida, et aga võib-olla ta on terrorist, me lihtsalt ei tea seda veel, ta ei ole selles veel saanud süüdistust. Jaa, see on fair. Okei. See on hea argument. Väga tubli. Aga sellegi poolest on tegu inimesega, kes istub vanglas kinni ja kes saadetakse tagasi Rootsi, enne kui ta vabaks saab. Et ühesõnaga, ma ei ole suuteline päris täpselt nagu aru saama, kuidas on võimalik niimoodi kärbseid pähe ajada inimestele, et see lihtsalt ja ma jäin nagu mõtlema selle peale ka, et Sandra Laur on
ta ei ole lõpetanud, kui ma nüüd ei eksi, vaid ta käib Londoni ülikoolis, King's College'is. ja King's College on maailmatasemel kõrgkool, püsivalt top 40 koolis ilusasti sees. Ja ma ei suuda mõista, et kas ta tõesti teeb seda kõike meelega. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes on ju tegelikult niimoodi, et saada King's College'isse sisse, siis sa pead olema väga töökas ja väga tubli ja sa pead olema intelligentne. Mis tähendab seda, et Sandra Laur ei saa ole nii loll, et ta lihtsalt arvab, et kui sa taotled asüüli, siis sa järelikult saad Eestisse elama jääda. Mis tähendab seda, mis on kordades hullem, on see, et ta teeb seda kõike meelega. Ta eksitab inimesi ju sellisel juhul meelega. Et tahakski teada saada, kas sa oled loll või sa oled vastik. Ja see on see küsimus, mis mul nagu lõppkokkuvõttes tekib. Ja ei võta üldse palju aega ka see, et teised mingisugused inimesed sotsiaalmeedias hakkavad kohe jagama seda juttu, eks ole. Ma nägin seda, see mees jagas ka seda, kes mängis sellises sarjas nagu Pilvede all ja noh, ei olnud näitleja, eks ole. Et see mees ka jagas seda ja küsis, et mida kuradit ja nagu tekibki küsimus, et aga äkki sa loed ja uurid, mitte ei farmi seda kuradi outrage'i kogu aeg, et see on nagu nii tüütu ja nii kole, et ma olen ilmselt paljude inimestele juba, kes mind jälgivad juba teavad seda, et ma olen hästi selline, üritan olla hästi faktipõhine, ma ei ole selles mõttes vigadest vaba, rääkisin ühest juba siin videos, eks ole. Aga mul on alati olnud see soovitus, et kui mingi asi sind kuidagi emotsionaalselt üles kööb, siis võta natukene aega, oota vähemalt 12 tundi ja siis räägi sellest. Mina tahtsin sellel teemal rääkida juba eile õhtul, aga ma ootasin need 12 tundi ära ja räägin nüüd. Ja see on oluliselt rohkem lahtunud, ma olen oluliselt vähem emotsionaalne selle koha pealt. Ma olen lihtsalt kurb sellepärast, et inimesi on nii lihtne mõjutada. Ma lihtsalt tahaks teha seda üleskutset inimestele, et kuulge, chill, rahu, loe, uuri. Mitte ära lase mingisugusel poliitpanditil, mingisugusel kuradi mingil populistil endale lihtsalt sitta pähe keeta nagu. See on täiesti uskumatu, mismoodi inimesed üsna aktiivselt lasevad seda endaga teha ja see on täiesti uskumatu. Aga mida teha? Mida iganes Sandra Laur suust välja ei aja, see on efektiivne, mis on huvitav, sellepärast, et tema avalikus esinemises on kogu aeg midagi puudu, aga tekstivormis mitte ja see vist töötabki. Vot. Kohtume järgmine kord. Jooge cappuccinot näiteks, sest et see on täitsa hea.